Janek rääkis piloodist ja mõttest, kuidas võiks üks avaliku sektori asutus tulla pakkuma läbi riigipilve teistele avalikele asutustele mingeid teenuseid, siis järgmisena mul on hea meel kutsuda siia Tartu Ülikooli esindaja, kes on mõnes mõttes sammu juba ees ja ta on selle juba ära teinud, et Tartu Ülikool on siis asutus, kes tõi riigipilvele platvormile enda infra võimaluse, ehk siis lisaks nüüd riigipilve infrale, mis asub siis füüsiliselt RIX-i juures, on võimalik läbi iseteeninduskeskkonna võtta ja tellida endale ka infrat, mis asub tegelikult füüsiliselt asubki Tartus Tartu Ülikooli juures. Et sellest siis tuleb rääkima Ivar Koppel. No nii, on tõesti kuulda. Siis ma räägin natukene Tartu Ülikoolist, natuke sellisest asjast nagu ETAIS, mis on Eesti teadusarvutuste infrastruktuur, ehk kõik, kes pakuvad APC teenuseid teadusasutustele ja meie seostust riigipilvega. APC puhul on oluline, et oleks mingisugune kriitiline mass, seda nii riistvara kui ka kasutajatoe spetsialist. Isegi kui me viiksime kõik oma arvetused kuhugi kaugele pilve, siis kasutajatuge peaksime ikka pakkuma. Ja meil on kogunenud siia umbes 30 inimest, kes on pädevad igasugu eri probleeme lahendama. Ja siis tekkis mõte, et võiks seda teenust ka teistele jagada. Praegu on meil saadaval umbes 4000 kaasaegset CPU-d välja jagamiseks, 40 GPU-d, vähemalt petabaite storage'it ja pilve. Ja pilv on tõesti tavaline OpenStacki pilv. Võrreldes riigipilve endaga ilmselt ta ei ole nii turvatud ja redundant, aga selle eest on ta tükk maad odavam, nii et sobib igasugu teiste asjade jaoks. Samuti on meil need võimalikud andmemahud suuremad. Algselt oli juttu, et kuidas me sellega liitusime, siis tehniliselt oli muidugi peaaegu ei olnudki mingisugust lugu. Mõtlesingi, et kui te tahate ruttu lõunale minna, siis ma räägin ruttu, et tuli meil see mõte, et liituks riigipilvega. Siis me siin mõtlesime poole aastat, tegime ühe telko, kus me arutasime üle liitumistingimusi ja järgmine, et olimegi liitunud. Aga tegelikult aitab sinna kaasa ka, et me ise kasutame ka sama kasutajaportaali kui riigipilv. Toimub ka arendus, nii et tehniliselt oli see väga lihtne. Ja ideoloogiliselt APC on natuke startupi moodi asi, et me saame ka väga ruttu reageerida. Samuti oleme me alati näljased, nii et me tahaks hirmsasti oma teenuseid müüa ja selleks on riigipilv on hea selline keskne marketplace Eestis. Ja kui need praegu ekraanil olevad ressursid on midagi sellist, mida me saaksime juba täna pakkuda, siis on Eesti liitunud ka Lumi konsortsiumiga, mis on siis Soome rajatav 100 miljonit eurot maksev superarvuti. Ja miks me liitusime Lumiga on see, et jälle see sama massiefekt pluss siis klimaatilised tingimused. Kui nüüd Eesti osaks Lumis on näha, mis riigid seal koos meiega on. Ja Eesti osalus on 2%, mis võib-olla ei tundu väga palju, aga kuna tegu on avamise hetkel Euroopa, me arvame, et me oleme kuskil maailmas 3. superarvuti. Siis on neist ressurssidest küll ja veel meile. Ja teenuse hinnast rääkides, siis see 2% tähendab meile näiteks 100 GPU-d uue põlvkonna oma 24/7. Kui me ostame GPU nõude 100 tükki, maksab see 5 miljonit. Plus tuleb ülalpidamine, mis GPU-de puhul, mis palju voolu tahavad, ei ole kindlasti mitte odav. Ja
lumiressursside omahind võiks olla 20 korda parem, mis me ise suudame pakkuda ja ma pakun, et 40 võrreldes mingisuguse suure pilvega. Lumi on siis täielikult hüdroelektri jõuga, negatiivse CO2 jalajäljega ja saadud soojust kasutatakse ka Jaani linna kütmiseks. Kütab ära minu teada umbes 20% linna. Kõik on ISO 27001 sertifitseeritud, mis siis võimaldab näiteks kasutada teda olukordades, kus me ei saa andmeid viia mingisugusesse Google'isse või Amazoni, kuna tegemist on kolmandate riikidega ja me ei saa lõpuni kindel olla, et kas keegi teeb meil seal masinaõpet või mitte, või on seda vähemalt väga paha tõestada. Antud juhul on Eesti riik osaline ja saame algusest lõpuni kõike jälgida. Nii. Jõudlus on 550 000 petaflopsi, ma ei tea palju igapäevaselt petaflopsidega opereerib. On ka võrdlus toodud, et on umbes 1,5 miljonit MacBooki. Ja süsteem ise võimaldab jooksutada nii konteinereid, klassikalist CPU-d, siis on eraldi partitsioon masinõppe jaoks. Pluss on objekt, salvestus, lihtsalt eriti kiire salvestuspind ja pikaajaline salvestus. GPU partitsioonis on siis 2560 serverit, iga ühel 4 AMD uut GPU-d. AMD Mi200 võiks olla võrdne kuskil 2,5 Nvidia A100. Lisaks on 1500 compute-node'i, pluss siis veel eraldi partitsioon isolatsioonide ja asjade jaoks. Kogu elektritarve on 8 megavatti. Ja käima peaks enamik asju minema juba järgmine suvi ja masinõppe partitsioon detsembris. Ja Lumit käitame 6 aastat. Eeldatavad hinnad on siis siin toodud. Salvestus on küllaltki kallis, samas CPU ja GPU on, see on praegu selline esialgne hinnang, aga ma arvan, et odavamad kui kuskil mujal. Ja Lumiga ligipääs hakkab samuti olema, loodan, et riigipilve kaudu. Tais on praegu arendab Lumi ligipääsusüsteemi, mis põhineb samuti samal avatud platvormil kui riigipilve. Hetkel kõik. On mingi küsimusi? Kas on Ivarile küsimusi? Juba läks liiga konkreetselt, et on tagareast. See kõik on hästi lahe tehniline jutt, aga mida ma reaalselt lõpuks sellega teha saan? See on nagu, mis teenused selle peale rakendatakse või kas on mõeldud ainult nagu haridusasutustele või erasektorile või ja siis on nagu veits nagu pikem küsimus ka on sellega, et kui see on nüüd rahastatud Eesti riigi poolt ja SMIT-i lahendus on samuti rahastatud nagu Eesti riigi poolt, riigipilv on rahastatud Konserniumi poolt, ehk siis täpselt nagu väga ei saa aru, et siis üritatakse kõiki neid liidestada, siis üks üritab oma pilve müüa, teine üritab nagu teist pilve müüa, kas ei oleks nagu kuidagi targem neid kuidagi nagu, see on nagu hästi nagu suurem sorti küsimus konsolideerida, et üks paneb oma hinnakirja, teine teeb teise, et tänapäeval nagu väga nagu oli, see nagu mainis, Pirrit mainis, et numbrid ja niisugune kõik on nagu väga äge, et CPU-d ja mälud ja need, aga lõpuks inimesi huvitavad nagu teenused. Et just nagu, et kellele see suunatud, mis sellega teha saab ja mis selle nagu võit on? Aitäh! Väga hea küsimus, tähendab,
Kõigepealt eri liiki teenused ikkagi kõike ei saa ühte kohta kokku panna, et võtame SMIT-i, mis on selline üliturvaline, väga spetsiifilised teenused ja siin suuremahulise APC, siis nad on tõesti äärmiselt peaaegu spektrumi 2 erinevat otsa. Aga oluline oleks tegelikult see, riigipilv on siin vahel nagu ühine sisenemispunkt. Mul ei ole vaja otsida, et kust kohal ma nüüd saan näiteks mingisugust masinõpet teha, kui ma tahan suurandmetest midagi välja kaevata või tahan liikuvat autot või siis masintõlget teha. Nad on täpselt samas kohas ja kui meil on vaja liidestada tõesti mingisuguse riikliku asjaga, siis on tõesti samast riigipilvest ka see kontakt võtta. Et kellele see mõeldud on, ideeliselt küll haridusasutustele, ma arvan, et täna ilmselt ongi nad suurimad kasutajad, aga täiesti vabalt kättesaadav ka SME-dele ja avalikule sektorile. Lubatud on erasektorile müüa kuni 20% lumi kogumahust, nii et hästi puhul ei ole see tegelikult ilmselt mingi küsimus, kui me ka kõik annaksime SME-d. Või siis kui meil siin suuremaid firmasid väga ei ole. Kui me erasektori näitega on olnud mingisugused jutud meil Boltiga, et näiteks nendes isesõitev auto hakkab kasutama lumi oma masinõppe jaoks. Kas Priit tahad täiendada, jah? Kommenteeriks nii palju, et mida sellega teha, et meie käest aeg-ajalt riigiasutused küsivad ka GPU ressurssi, kes tahavad arvutada midagi suurt, et on küsitud ja ei ole mõtet hakata ehitama. Et need on spetsiifilised nõudmised, et peast öelda, järsku Statistikaamet oli järsku üks, kes on kunagi uurinud, et kas istub su kõrval seal kusjuures. et kas arvutada, et kas GPU saab, et arvutada sellega. Ja selles suhtes minu arust Ivar väga õigesti ütles, et need teenused on erinevad ja selleks, et oleks ühine koht, kus on võimalik neid tarbida, siis riigipilve teenuste kataloog on väga mugav koht. Sest samamoodi paljud ei vaja ka ISKH tasemele teenused ja ISKM on tõesti paras, odavam ka, nii et milleks mitte kasutada. Jah, ja täiendus, et ma omalt poolt ka veel lisaks, et mul on väga hea meel, et me täna tegelikult räägime nendel teemadel, mis kunagi algsetes dokumentides on üldse kirja pandud, et miks meil üldse seda riigipilve vaja on ja seal ei räägitud otseselt riigipilvest kui sellest konkreetsest tootest, millest meie praegu siin võib-olla isegi räägime, aga seal räägiti riigipilvest kui kontseptsioonist. Ja see mõte oligi see ja need kõik jutuajamised viivad ka tavaliselt nagu ikkagi sinna, et me tooksime need avalikult välja, me jagaksime neid omavahel, me kõik ei pea neid samu asju ise leiutama, jalgratast ehitama, aga see tähendaks seda, et kui meil oleks platvorm, kus neid omavahel jagada, ehk siis kui mina tahan kasutada kõrgelt turvatud asja, siis mul ongi võimalus kasutada näiteks riigipilve ISKH tasemel asju või siis kas mitte, ja ilmselt vastab väga kõrgetele standarditele, aga kui mul ei ole vaja nii kõrgeid asju, siis ma saaksin ligi ka teistele ja ressurssidele, millel ma täna ei saa. Et täna probleem on selles, et ma võib-olla isegi saan. Aga see käib kõik niimoodi, mina tunnen sind, sina tunned mind, räägime, lepime kokku ja saame üksteisele kasuks olla. See tegelikult ei ole avalik. Et mis mina võiduna näen, on see, et kui need hinnad ja teenused oleksid avalikud meil, ehk siis ma ei tea, kui haridusministeerium läheb teise IT-maja juurde rääkima, siis ma ei tea, Maanteeametil äkki on sama huvi. Et see võiks toimuda avalikult, me oleme avalik sektor, kasutame avalikku raha, siis miks mitte seda niimoodi kasutada. Aga kui meil rohkem küsimusi ei ole, siis aitäh ja ma laseksin teid pausile. Enne muidugi veel lausun paar sõna, et pärast pausi me vaatame veel ühe kliendi loo ära, kes plaanib
kuidas tema plaanib riigipilve kasutada. Siis meil on üks erasektori esindaja Tellist, kes on, me alati meelega kutsume erasektorit ka oma üritustele, et kes nagu heas mõttes torgiks meid kui siis avaliku sektori, et erasektor püüab alati olla võimalikult efektiivne, siis hea oleks, kui meid ka sinna suunas rohkem pressitakse. Ja päeva lõpus on meil siis selline tort või maasikas, kus me siis teeme väikse vestlusringi siin samas lava peal ja arutame sellel teemal, et aga kuidas me siis seda koostööd ikkagi siin riigis teeme. Et kõik nagu justkui toimub riigis, et meil on erinevad IT-majad, meil on erinevad IT-süsteemid, SMIT ütles ka, tal on üle 100 süsteemi, ma ei tea, ma arvan, et siit ükskõik milline teine IT-maja võib-olla isegi ei tea, mis SMIT-il on ja vastupidi, väga paljud sellest kõik isegi kattub, sest baasteenused on kõigil samad, vajadused on sarnased, aga kuidas neid asju siis omavahel jagada, mis see motivatsioon on, et seda teha ja nii edasi, et kõiki vastuseid ilmselt ma ei oskagi siin ise ette öelda, aga see ongi selle arutluse mõte.